Tere tulemast Musta kassi taro lugemisel lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6–12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 5-ga. Müntide 5 minu jaoks on vaesuse kaart. See on puuduse kaart. Ja kuna kõrval on tornikaart ja tornikaart on raputus ja tugev eluraputus, siis tundub mulle, et miski asi teie, kas sellel nädalal või lähitulevikus juhtub midagi sellist, mida te ei oska oodata, aga mis nõuab teilt väljaminekut. Kas teil läheb ootamatult pesumasin katki või juhtub mingi muu asi, mis nõuab kiiret väljaminekut. Tornikaart raputab meid. Tornikaart, seal on kohe pildi peal näha ka, et välk lööb sisse torni. Te inimesed kukuvad alla. Et see välk lööb teie ellu täiesti ootamatust kohast. Ja raputab teid nüüd küll mingisugusel määral ja mingit otsapidi. Ja kuna ta kõrval on see rahakaart, siis kuidagi materiaalne raputus on teil siin ees ootamas lähitulevikus. Edasi tuleb päikesekaart. No päikesekaart toob jälle kõik nagu hea päevavalgele, et see raputus on ära ja siis edasi läheb nagu kõik juba hästi. Et päike tuleb välja, päike soojendab, päike valgustab. Ja siin kõrval on ka kuukaart. No kuukaart on selline kaart, mis räägib sellest, et teie vastused on teie sees kõik endal olemas. Kui teil ongi tekkinud mingisugused küsimused, siis kindlasti see päike valgustab ära ka need vastused. Et kui te ootasite veel mingisuguseid vastuseid, siis kuukaart räägib seda, et need on teie sees olemas, te ei pea neid vastuseid kaugelt otsima ja päike valgustab ära ka selle osa, et te näete selgemalt, kuhu suunas ja mis on need vastused. Siin alumises reas on ülempreester, mõõkade äss ja müntide 8. Ülempreester räägib sellest, et tuleb hoida tasakaalus enda vaim ja füüsiline keha. Minu jaoks tähendab see seda, et ei tohi üle töötada, et töö ja puhkus peavad olema tasakaalustatud. Mõõkade äss räägib ka sellest, et on 2 teraga, eks ole, et sellega saab raiuda endale teed. No jah, minna läbi kõigest. Aga samas temaga saab ka palju head teha, et kui seda mõõka õigesti kasutada, et siis te saate enda elus luua korda nagu niimoodi, et teil endal on pärast hea olla. Ja see müntide 8, müntide 8 tähendab töö tegemist, et see on suge pühendunud töö tegemine, et kõik töö, mis on sellel nädalal vaja ära teha, tehke ära. Ärge lükake mitte midagi, mida te saate ära teha selle nädalaga, ärge lükake mitte midagi järgmisesse nädalasse. Et see on suge pühendunud viimase detailini lihvitud töö tegemine. No see, mida te teete, mis tööd te teete, et see tegelikult ka teile meeldib. Ega see ei ole nagu sunnitud töö tegemine, et nüüd ma pean selle ära tegema ja ma tegelikult ei taha seda teha. Et te tegelikult tahate oma tööd teha, teile meeldib see töö. Mis siis selle nädala kokkuvõtteks öelda? No mõõka osake kasutada siis targasti. Küsimustele vastused on teile enda sees olemas. Päike valgustab ära ja see tornikaart, ärge sellest ehmuge. See küll raputab, aga ju seda raputust siis on vaja. Et ärge sellest lihtsalt ehmuge. Ja ei tule see vaesus ka nüüd nii lõplik, et ongi kohe kõik, olen raha kulutanud ja enam edasi ei saa. Et seda ma ei näe siin. Tehke tööd ja küll see raha tuleb ka tagasi, mida te võib-olla selle tornikaardi tulemisega pidite kulutama. Et igal juhul ärge heitke meelt, las see torn raputab, kui ta raputama peab. Ja päike tuleb välja ja see on hea ja positiivne, sest päike nagu ongi väga-väga hea ja positiivne kaart. Taro kaardipaki kõige positiivsem kaart on päike. Päike ütleb ise seda, et elu on nii ilus, et korraldage pidu.
Et vaatamata kõigile, mis teid võib-olla siin sellel nädalal või lähitulevikus tabab, tuleb teil ikkagi see lõpeb väga hästi. Et ei ole vaja muretseda. Ja kõik, mis tulema peab, tuleb niikuinii. Tuleb lihtsalt see üle elada. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.